tänane sõit on ühe kaardi peal, nagu ikka, punktid on täiesti suvalises järjekorras. Igaüks saab enda alguse kellaajast 5 tundi sõitmiseks ja lihtsalt teete endale sobiva marsruudi, kõiki punkte läbi käia ei ole võimalik. Põhiline see sõidus osalemine käib kõik selles app.volga.ee-s, ma usun, et enam-vähem kõik, kes siin on, juba teavad seda. Ja küsimustele vastused lähevad siis sinna kirja kõik. Ja kui vahepeal on levi kehv või siin vaatame, käime korraks võib-olla mingi tiiru Lätis või teeme mingit sellist asja, et siis pange lihtsalt märkige endale kuskile paberile ära, sest teekonnalehed on ka kõigil olemas. Pastakad saavad ka kõik, et võite endale kirja panna ja hiljem siis vastata selles veebirakenduses need küsimused, kui oli mingeid probleeme. Et üks koht oli mul endal näiteks selle mobiililevi suhtes veidi keeruline. Võib-olla saab ikka hakkama. Teine asi, mis ma tahaks öelda, on see, et meil on esimene punkt suhteliselt, või ütleme, kui te Valgast välja jõuate, Valgas on ka punkte, aga kui te Valgast välja jõuate, siis suhteliselt Valga lähedal on Kaagerve mõis. Ja see Kaagerve mõis on hästi ilus hoone, seal on väga toredad pererahvas ja nad tegelikult isegi natuke ootavad, et inimesed sinna tuleks, sest see asub mitte kuskil. Sinna tegelikult tavaliselt kunagi inimesed ei saa. Et kui te tahate, siis minge sinna, te võite isegi küsida, et mingisuguse raha, et tõenäoliselt kohvi ja teed pakkuma ja selliseid asju. Et ongi lihtsalt ilus koht. Aga ma nüüd jõuan kaardil kohe järgmise punktini, mis on nagu väga-väga oluline. Et tegelikult sama tee, kui te lähete, see üritus jaguneb sisuliselt südamekujuliselt. Et üks ring on selline suur Antslani ja teine ring tekib siit, selline värk Antslani. Ehk siis tegelikult lõpp-punkt on meil Otepää. Ja kui te nüüd sõidate siit Kaagerve põhisast, sõidate mõtlete, et maru kavalalt, et lähen siit Karulasse ja Lüllemäele, siis Lüllemäe on lõks tegelikult. Et Lüllemäelt te enam kruusateid vältimata, te enam siia alla kindlasti ei saa, et selle peab ära otsustama enne seda. Kui te Lüllemäele lähete, siis on ülemine värk kõik. See on veel valitus. Et seda ma lihtsalt selle jaoks ütlen, et kes ei taha enda autot mustaks teha, et musta numbri autod ja kõik, et põhi läheb kruusaseks, et siis ei pea sinna minema. Et tehke see valik enne seda ära, et muidu võib nördimust tabada. Kaardil on ilusti märgitud ka, et punased teed on ikkagi asfalttee ja kruus on kollane, et nii nagu alati vanasti atastelgi ta aru saada enam-vähem ikka oli. Hästi palju punkte on Antslas ja suurepärane tee on Urvastest meie lõpp-punkti. Ehk siis kui te Urvastest näiteks läbi käite, Urvaste kiriku küla juurest hakkate minema läbi Vidrike, see on väga hea käänuline maantee, et seda lihtsalt tuleb nautida, et seal ei ole isegi punkte väga palju, sellepärast pandud, et oleks äge.